kallid vaatajad, oleme siis järjekordse meie sportlaseni jõudnud, kes räägib oma ettevalmistusest Euroopa meistrivõistlustega seoses. Minu kõrval istub praegu Eesti judo kõige suurem superstar Grigori Minaškin. Kui vaatame, kuidas on läinud EM-iks ettevalmistused, me oleme olnud palju laagrites, aga kas sa tunned, et ka koroona on muutnud EM-iks ettevalmistust? Ei, loomulikult jah. Loomulikult on muutnud, aga me saime hakkama sellega, et viimased tulemused näitavad, et liigume õiges suunas ja loodan, et EM-il läheb hästi. Nagu sa mainisid, et me oleme kohanenud nendes tingimustes väga hästi. Kas sa tunned, et EM-iks on ettevalmistus olnud täpselt selline, nagu sa oleks soovinud? No pärast seda viimast tulemust jah, võin öelda, et kõik läks nagu peaks. Kui me vaatame, et hetkel on väga palju näiteks vaja koroonatesti teha enne võistlusi ja ka õigeid dokumente täita, et üleüldse, kas sa tunned praegu, et judoliit on aidanud sind piisavalt? Jah, võin öelda niimoodi, et jah, meie sekretär väga aitab meid ja kui on vaja midagi täida, siis mina küsin kogu aeg tema abi ja ühtegi korda ei olnud veel, et ta vastanud mulle ei. Seda on väga hea kuulda, et judoliit meid jätkuvalt aitab. Ma tean, et sinu tase on selline, et kui on hea päev, siis maailmas võib öelda, sa oled võimeline kõiki sportlasi võitma, aga kas on mõni sportlane, keda sa ka Euroopa meistrivõistlustel pead väga suureks konkurendiks endale? Ei, no neid on palju ja praegu olümpia-aasta kõik valmistuvad olümpiaks ja tundub, et väga need tipud on heas vormis ja kes maadlevad EM-il. Et neid on palju, ja, aga mulle kõige ebamugavad on portugallane Fonseca. Siis lätlane on ka, ma kunagi pole võitnud teda. Et need inimesed on, kellega mul on päris raske, ütlen ausalt. Kui me vaatame Fonseca ja Borodavko, kellega sul on raske olnud, siis millised või millist maadlusstiili nad harrastavad või mis nad teeb sinu jaoks ebameeldivaks? Nad on täitsa teistsugused ja Ženja on pikk parempoolne vastane. No äkki ta teeb mind väga hästi ja tal natukene on, kuidas öelda, meie reeglitega tal on natukene rohkem võimalusi, et sõidutega mängida, et mul temaga tavaliselt läheb selline tasavagine matš, aga otsustavad need sõidud, et tal on pikad käed, aga kogemus on ka olemas ja temaga on see probleem. Fonsecaga on niimoodi, et ta on sama suurus nagu mina, aga veel laiem ja siis väga kiire maadleja ja hüppab kogu aeg põlvedelt, et ei anna seda õiget momenti mulle leida, et kogu aeg esimesena teeb mingeid põlvede hüpped ja need asjad, et kuskil 70% neid ei ole ohtlikud, aga näeb välja see on aktiivsus ja ka tavaliselt sõidutaga ta unes, ütleme nii. Kui me vaatame viimaseid võistlusi, siis ütleme nii, et sa oled olnud väga mitmekülgne erinevate tehnikatega, kuna su kehatunnetus on ülimalt hea, siis kas ikkagi me võime ka öelda, et EM-il sa, kui tehnikat vaatame, loodab kõige rohkem ikkagi Katakurumale või ehk siis Batšokile? No jah, see on minu lemmik, et see tuleb automaatselt ja kui on mingi raske moment ja tavaliselt ma teen Katakurumat. Kui me vaatame seda, et sa oled väga hästi viimasel ajal, kas või võtame selle austerlase Faraga matši või ka eelnevalt näiteks maailmameistri Joga matši, kus sa tunnetad nende eksimusi väga hästi ära ja karistad nende kehvasid rünnakuid, siis kas on mõni tehnika, mida kaitstes sa tunned ennast ebameeldivalt?
ei, loomulikult on, kõigil on need momendid, kus sa tunned ennast mitte ideaalne, ütleme nii. Et niimoodi ma kohe ei oska öelda, et need on, võite videod vaadata, kui on huvitav. Viimased aastad on meie koondis maadlenud Ippongeeri judogiidega, et kuidas on sinul nii-öelda suhted praegu Ippongeeri kimonodega, et kas istuvad seljas hästi? No mulle enam-vähem meeldib see kimono, aga vahepeal, kuna mul on selline kehastruktuur, et väga pikk ma ei ole, aga natukene laiem kui tavaliselt, siis vahepeal tekib probleem, et siin nagu hõlmad ei lähe kinni hästi. Ja hõlmad ei lähe kinni ja vahepeal mul enne matši tekivad probleemid väikest. Aga muidu käed on nagu ruumi on, et selles mõttes pikkusega tundub, et okei, kimono, aga vot siin vahepeal ei lähe nagu korda. Kui me vaatame seda, siis EM-il sina juba medali oled võitnud, aga teeme ühe väikse nii-öelda fantaseerimise, et kui Lissabonis juhtub olema väga hea päev ja sa tuled Euroopa meistriks, siis kellele sa esimesena helistaksid? Loomulikult emmale. Ja emmale, oma naisele, et treener seekord on kaasas. Selles mõttes, kui tuleb, siis talle ei ole vaja helistada. Aga jah, esimesena helistan emmale. Seda on rõõm kuulda. Loodame väga, et Grigoril läheb Euroopa meistrivõistlustel hästi ja ta suudab jätkata oma suurepärast vormi.